See oli ainus asi, mille kaotamist Putin kartis nii väga, et ta ei julgenud seda isegi Ukrainasse saata. Putin peitis selle ära. Rohkem kui 1700 kilomeetri kaugusel Venemaa sisemaal, ühel lennuväljal, peitis end see, mida Putin on nimetanud üheks Venemaa muljetavaldavaimaks tooteks. Aga Ukraina ei lasknud Putinil oma jamaga läbi minna. Ukraina leidis selle, mida Putin peitis, ja hävitas selle. Hävitati see äärmise jõuga, et Venemaal ei oleks mingit võimalust seda üldse kasutada. Venemaa Su-57 on maha võetud. Ja koos nendega langeb Venemaa vale, et nende uusimad hävituslennukid on maailma parimate seas. Suunume vähetuntud Venemaa Tšeljabinski piirkonda. Umbes 1700 kilomeetri ehk veidi üle 1050 miili kaugusel Ukraina piirist asuv Tšeljabinsk on Kasahstanile lähemal kui Ukrainale. Ja seal asub kaitsetööstuskompleks, mis on aastaid toitnud Putini sõjamasinat. Kaugus on sellele piirkonnale alati kasuks tulnud. Tankid ja raske kaitsetehnika tootmine sai toimuda, sest Putin oli kindel, et Ukraina ei suuda kunagi Tšeljabinskile lööke anda. Selles piirkonnas asub ka Venemaa Šargoli lennuväli. Ja see kombinatsioon, lennuväli ning kaugus, tegi Tšeljabinskist Putini jaoks ideaalse koha, kuhu peita üks Venemaa kõige väärtuslikumaid sõjatehnika-üksusi, Su-57. Putin arvas, et Venemaa väidetavalt ülikaasaegne hävituslennuk oleks Šargolis turvaline. Seal saaks Venemaa Su-57-sid hooldada, samal ajal kui piloodid õpivad nendega lendama. Nagu selgub, ei treeninud need piloodid eriti millekski ja mitmel põhjusel pole Su-57 kaugeltki see, mida Venemaa väidab, nagu sa varsti teada saad. Aga praegu pole sellel tähtsust. Miks? Sest enam kui 1000 miili sügaval Venemaa territooriumil põlevad Su-57, kuna Ukraina sooritas erakordse kaugmaarünnaku. Peidetud hävitajad on paljastatud ja Putin on raevus. Ukraina relvajõudude kindralstaap avaldas põhiandmed 1. mai Telegrami postituses. Jah, 25. aprillil 2026 tabasid Ukraina relvajõudude mehitamata süsteemide vägede sõdurid Venemaa Föderatsiooni Tšeljabinski piirkonnas asuvas Šargali lennuväljas mitut Su-57 hävitajat ja üht Su-34 hävituspommitajat, teatas kindralstaap avalduses. See on nii asjalik, et peaaegu jätab mulje, nagu poleks Ukraina toime pannud üht selle sõja kõige märkimisväärsemat lööki siiani. Seda on esitletud nii, nagu oleks see Ukrainale lihtsalt järjekordne tavaline tööpäev ja see hirmutab Putinit rohkem kui miski muu. Pole midagi erilist, ütleb Ukraina. Me lihtsalt hävitasime teie kõige moodsamad hävituslennukid ja lisaks tegime veel ühe täiendava löögi ja me võime seda uuesti teha. Venemaa oleks võib-olla üritanud kiiresti väita, et midagi sellist ei juhtunud, kui poleks olemas satelliidifotosid. Ukraina väited löögist Šargolis ei ole valed ega propaganda. Need on väga reaalsed. Exila Nova Plus Telegrami kanal oli üks esimesi, kes näitas Ukraina tekitatud kahju 1. mai postituses, kus on näha vähemalt üks hävitatud Su-57 ja Su-34 Vene lennuväljal. Defense blog jagab samu pilte, väites, et need on kooskõlas Ukraina väidetega ja näitavad edukat rünnakut Šargoli baasi lennukite parkimisalale. Sellest olukorrast sain välja ei vingerda Venemaa. Ukraina leidis, ründas ja hävitas midagi, mida Putin on meeleheitlikult üritanud varjata. Ja nagu sellest veel vähe oleks, Venemaa diktaatorlikule juhile ei ole Tšeljabinski rünnak esimene kord, kui Ukraina on jahtinud Vene Su-57 ja selle mängust välja löönud. Nagu Kiev Post märgib, on see teine registreeritud juhtum, kus Ukraina on rivist välja löönud ühe Venemaa väidetavalt 5. põlvkonna hävituslennukitest. Esimene juhtus juba juunis 2024, kui Ukraina saatis oma kaugmaadroonid Aktubinski lennuväljale, mis asub umbes 460 kilomeetri ehk 286 miili kaugusel Ukraina piirist. Tundub, et Ukraina 2024 aasta rünnak oli poolenisti edukas. Ajakiri Military Watch kinnitab, et rünnak toimus, kuid lisab, et arvatakse, et Venemaa kahjustatud Su-57 suutis pärast remonti taas teenistusse naasta. Siiski oli sõnum edastatud. Ukraina suutis tabada Venemaa kõige moodsamat hävitajat ja ma olen kindel, et pole juhus, et Su-57, mida Ukraina tabas 2026 aastal, olid Ukrainast üle 3,5 korra kaugemal. See on peaaegu nii, nagu Putin oleks lasknud need kaugemale viia, et vältida midagi sarnast Aktubinski rünnakule. See ei töötanud ja kui satelliidipilte põlenud Su-57 vrakis Šargalis uskuda, siis Ukraina pole 2024 aasta viga korranud. Vähemalt üks Venemaa Su-57 on põlenud nii, et seda pole enam võimalik taastada ja võib-olla on neid veelgi, kui Ukraina kindralstaapil on õigus. Me ei saa ka eirata fakti, et Ukraina hävitas ühe Venemaa Su-34-st oma aprilli lõpurünnakus. See hävituslennuk on Venemaa sõjapingutuste jaoks võib-olla isegi olulisem kui Su-57.
Kui viimane peidab end mingil lennuväljal, kuhu Putin loodab, et Ukraina pihta ei saa, siis Su-34 on olnud Venemaa jaoks justkui purustav jõud õhurünnakutes Ukraina vastu. See lennuk lendab harva Ukraina territooriumile. Venemaa on sellest oma õppetunni saanud, kuna sõja esimestel kuudel kaotas ta umbes 200 lennukit, kui Ukraina tõestas, et suudab Vene lennukeid õhutõrjega tõrjuda. Seega on Su-34 peamiselt piirdunud UMPK ja UMPB juhitavate pommide Ukraina pihta heitmisega miilide kauguselt rindejoonest tagapool. Neid pomme lastakse nii massiliselt, et need võivad Ukraina linnu ja kaitserajatisi laastada. Su-34 hävitamine tähendab, et Ukraina on võtnud Venemaalt ühe juhitavate pommide kandja vähemaks. See on omaette saavutus, kuid palju muljetavaldavam ja Putini jaoks palju kahjulikum saavutus on vähemalt ühe Su-57 hävitamine. Selleks on 2 põhjust, mida Venemaa väidab Su-57 olevat ja mis see tegelikult on. Esimene näitab meile, et Venemaa on kaotanud ühe oma parimatest hävitajatest ja teine toob esile, kuidas Ukraina on paljastanud, et see lennuk pole kaugeltki see, mida Venemaa väidab. Alustame sellest, mida Venemaa tahab, et sa Su-57 kohta arvaksid. Venemaa nimetab Su-57 oma kõige arenenumaks lahingulennukiks ja seda on raske eitada, kui sa usud kõike, mida Venemaa selle kohta räägib. See on mõeldud olema 5. põlvkonna hävituslennuk, mille Venemaa on valmis ehitanud, et konkureerida USA F-22 ja F-35 tüüpi lennukitega. Ja Venemaa väidab, et sellel on palju neid omadusi, mis teevad need stealth-hävitajad nii eriliseks. Madalat märgatavust tagav kuju, sisemised relvaruumid, mis vähendavad lennuki radariristlõiget ning täiustatud avioonika, mis on samm edasi võrreldes Venemaa 4. põlvkonna hävitajatega. Kõiki neid omadusi on esile tõstetud. Venemaa ühendatud lennukikorporatsioon on enam kui valmis propagandat jätkama, märkides, et Su-57 suudab tabada õhu, maa ja meresihtmärke igal kellaajal ja igasuguse ilmaga. Korporatsioon avaldab, et esimene partii neid hävitajaid anti Vene sõjaväele üle 2020 aastal, kuigi Su-57 tegi oma esimese lennu 10 aastat varem. Kas see viivitus võis olla märk sellest, et Venemaa 5. põlvkonna hävituslennukil oli mõningaid probleeme? Varsti saame teada. Lisaks kõigele sellele märgib Army Recognition, et Su-57-le saab paigaldada R-77M aktiivradariga juhitavaid rakette ja R-74M2 infrapunateel juhitavaid rakette vastavalt pika- ja lühimaa lahingute jaoks. Taktikalised, vargsi kasutatavad meeskonnad ja laevatõrjeraketid saab kõik Su-57-le paigaldada, samuti juhitavate pommide tüübid, mida Venemaa on kasutanud oma Su-34-dega. Kõikidele oma ripppunktidele saab Su-57 paigutada 10 000 kilogrammi ehk umbes 22 000 naela laskemoona. Ja tippkiirusega Mach 2 ning superkruiisi kiirusega Mach 1,3 on see sama hästi relvastatud kui kiire. Oletame nüüd, et Su-57 vastab kõigile Venemaa väidetele selle hävitaja kohta. Kui see nii on, siis on Ukraina just hävitanud lennuki, mis on õhuvõimekuse poolest parim, mida Venemaal pakkuda on. Ühe lennuki maksumus on umbes 100 kuni 120 miljonit dollarit, mis tähendab, et Su-57 avaldab Venemaa sõjaeelarvele üsna suurt mõju ja Ukraina on selle kõik hetkega õhku lasknud. Ukraina on samuti taganud, et Venemaa väidetavalt surmav hävituslennuk, mille vastu Ukrainal ei peaks eriti kaitsevõimalusi olema, ei saa kunagi Ukraina õhuruumis lennata. Aga Su-57 ei ole tegelikult Ukrainas lennanud. On mitmeid üsna tõsiseid põhjuseid, miks Putin hoidis Venemaa kõige moodsamaid hävituslennukeid Ukrainast nii kaugel ja kohe saad teada, mis need põhjused on. Aga enne kui nendesse süveneme, vaatad saadet The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Me pole just varjanud, et Su-57 pole päris see, milleks seda reklaamitakse. Märgid sellest, et Venemaa hävituslennuk on pigem kulukas läbikukkumine, olid olemas juba ammu enne seda, kui Ukraina vähemalt ühe neist aprillis hävitas. India andis Su-57 kohta juba varakult mitmeid hoiatusmärke. Aastaid töötas India koos Venemaaga ühisprojektis 5. põlvkonna hävituslennuki ehitamisel. Sellest lennukist sai lõpuks Su-57, kuid India oli 11-aastasest ühislepingust loobunud juba ammu enne, kui Venemaa lennuk 2020 aastal teenistusse võeti. India tõmbus tagasi 2018. aastal ja lõpetas Su-57 projektiga sama aasta aprilliks. 2 aasta jooksul enne seda loobumist oli olukord pingeline. Su-57 polnud neid tehnoloogilisi võimekusi, mida India ootas 5. põlvkonna hävitajalt. Venemaa venitas asja, viivitades tehnoloogia ülekandmisega ja vaieldes kulude jagamise plaanide üle. India jaoks kujunes Su-57 projekt läbikukkumiseks, kus kulutati liiga palju raha lennukile, mis ei pakkunud lubatud konkurentsivõimet USA varghävitajatega. Pärast projekti iseseisvat lõpetamist näis Venemaa olevat lähedal sellele, et India uuesti projektiga liituks.
Plaanis oli, et India ostab Venemaalt mõned Su-57 nüüd, kui lennuk oli töökorras. 2026 aasta märtsiks olid need plaanid sisuliselt lagunenud, kuigi Venemaa pakkus mitmeid boonuseid, sealhulgas uut mootorit ja litsenseerimata lennuki varianti. India ütles ei. India sõnul polnud Su-57 endiselt piisaval tasemel, et seda võiks pidada 5. põlvkonna hävitajaks. Ja ta eelistas investeerida omaenda AMCA hävitajasse ning kas Tempesti või FCAS 6. põlvkonna hävituslennuki programmidesse. Putin pidi vastu võtma 12-kordse löögiseeria. India loobus Su-57 ostmisest ning 2 6. põlvkonna projekti, millega ta nüüd liituda soovib, on juhitud riikide poolt, keda Venemaa peab vaenlasteks. Itaalia, Jaapan ja Suurbritannia töötavad Tempesti kallal. Saksamaa, Hispaania ja Prantsusmaa tegelevad FCAS-iga. Potentsiaalne liitlane ja rahalehm on nüüd Venemaa jaoks kadunud ning see kõik on sellepärast, et Su-57 ei ole selline hävitaja, nagu Venemaa väidab. Pärast seda, kui India projektist loobus, on Su-57 kohta rohkem infot avalikuks tulnud. Mootorid on vanad ja ebausaldusväärsed, mis on ilmselt ka põhjus, miks Venemaa üritas Indiat meelitada uuemate mootorite pakkumisega. Võrreldes F-22 ja F-35 ka ei ole Su-57 kaugeltki nii raskesti avastatav. Aviation Geek klubi andmetel suudavad radarid Venemaa 5. põlvkonna hävitajat avastada 6–10 korda kaugemalt. Ameerika tipphävitajate radaripeegeldusala on samuti 1000–10 000 korda väiksem kui Su-57. Sisuliselt on Su-57 pigem 4,5 põlvkonna hävitaja kui 5. põlvkonna oma ja Venemaal ei pruugi seda isegi vaja minna, kui neil on olemas Su-35, mis täidab sarnast rolli. Võib-olla sellepärast pole Venemaa ehitanud palju Su-57-sid. Euromaidan pressiandmetel on teenistuses vähem kui 30 lennukit ning pärast seda, mida Ukraina Tšeljabinskis tegi, on üks vähem, mis saab õhku tõusta. Nüüd, mida see kõik Venemaa jaoks tähendab? Ükskõik, kuidas sa seda ka ei vaataks, see, et Ukraina ühe Su-57 maha võttis, on Putinile alandus. Kui see hävitaja on tõesti kõik see, mida Venemaa väidab, siis tabas Ukraina rünnak seda täiesti ootamatult. See lihtsalt ei tohiks juhtuda. Õhus peaks Su-57 suutma vastu astuda ükskõik millele. Maapinnal peaks Venemaa seda kogu aeg kaitsma, mitte jätma seda lageda taeva alla, kus seda võib tabada või sellega võib midagi juhtuda. Isegi kui see on 5. põlvkonna hävitaja, on Vene ebakompetentsus massiivselt paljastunud, mis paneb Putini ülejäänud juukseid peast kiskuma. Teise võimalusena on Putin alandatud selle tõttu, et ta üritab Su-57 Ukrainast varjata, sest ta teab, et see hävitaja ei suuda täita ülesannet, milleks see loodud on. Varghävitaja on väärtuslik vara. Me nägime seda Iraanis toimunud Operation Epic Fury ajal, kui Ameerika varghävitajad lendasid läbi Iraani õhutõrjevõrgu, mis koosneb vähemalt osaliselt Vene õhutõrjesüsteemidest. Putin peaks kasutama Venemaa väikest Su-57 hävitajate parki, et hävitada olulisi Ukraina sihtmärke. Selle asemel on Ukraina just avalikustanud, et Putin on Venemaa uusimate lennukite pärast nii suur piinlikkust tundnud, et ta peidab neid üle 1000 miili kaugusel. Ükski neist stsenaariumitest ei ole Putini jaoks hea. Kroonijuveel, ükskõik kui kriimustatud see juveel ka poleks, on kaotatud. Kuid nii valus, kui Su-57 ja teiste hävitajate kaotus ka poleks, on Venemaa jaoks praegu mängus palju suurem probleem. Mis Putinit tegelikult vihale ajab, on see, et keegi ei tea täpselt, kuidas Ukraina suutis korraldada nii täpse ja laastava rünnaku üle 1000 miili sügavusele Venemaale. Ukraina pole kinnitanud, kuidas see tehti. Kindralstaabi raportis pole mainitud kasutatud relvi, mis on tekitanud palju spekulatsioone. Kas see võis olla diversioon? See on võimalik. Ukraina on varem kasutanud partisanirühmi, et hiilida Vene lennubaasidesse ja hävitada hävituslennukeid. Tegelikult on see üsna hiljutine ajalugu, sest just see juhtus 2025 aasta detsembris sõjaväe lennuväljal Lipetskis, mis asub Edela-Venemaal. Ukraina heaks tegutsevad partisanid hävitasid 2 Su-30 mitmeotstarbelist hävitajat, kuid Venemaa üritas seda juhtumit pisendada, väites, et tegemist oli teadmata päritolu tulekahjuga. Selles rünnakus osales Ukraina luure peavalitsus ja selle planeerimine võttis aega 2 nädalat. Midagi sarnast võisime näha Tšeljabinskis ning see tähendaks, et Ukraina luure- ja diversioonivõrgustik on tunginud Venemaale palju sügavamale, kui keegi oleks osanud arvata. Kus saaks Putin nüüd oma Su-57 peita? Pole vahet, kuhu nad lähevad, Ukrainal võivad olla partisanid kohapeal, kes lihtsalt jälgivad ja ootavad sobivat hetke rünnakuks. Kui mitte diversandid, siis võib-olla olid droonid või raketid Ukraina jahmatava rünnaku relvadeks. Esmapilgul ei tundu kumbki neist tõenäoline. Ukraina on teinud suuri edusamme nii rakettide kui ka kaugmaa droonide vallas, kuid nagu märgib ajaleht Kyiv Post, ei ole tal kumbagi sellist, mis suudaks tungida nii sügavale Venemaale, kui oleks vaja olnud Tšeljabinskini jõudmiseks.
aga Ukrainal on üks asi, mis võiks selle töö ära teha. See ei ole droon, see ei ole rakett, see on nende 2 hübriid ning sellel on rohkem kui piisavalt tulejõudu, et hävitada Su-57 ühe otsese tabamusega. Me räägime Flamingost. Ühendades Ukraina kaugmaa drooni ja tiibraketi tehnoloogia parimad omadused, on Flamingol piisavalt ulatust, et jõuda Venemaa Su-57 ja veelgi kaugemale. See suudab lennata kuni 3000 kilomeetrit ehk veidi üle 1860 miili ning juba märtsiks oli tõestatud selle täpsus 1400 kilomeetri ehk 869 miili kaugusel. Oma 1000 kilogrammise ehk 2200 naelase laenguga on Flamingo piisavalt võimas, et purustada kaitserajatisi ja jätta igale tabatud lennukile alla kraatri. Kuid huvitaval kombel võib just see tulejõud olla põhjus, miks Flamingo võistlusest välja langeb. Varem jagatud satelliidipiltidel ei paista olevat selliseid löögikraatreid, mida me eeldaksime nägema, kui Flamingot oleks kasutatud. Me ei ütle, et Ukraina ei kasutanud Flamingot, kuid Ukraina ise ei ütle midagi, nii et praegu on see kõik vaid spekulatsioon. Kõike seda öeldes on Ukraina omistanud oma rünnaku mehitamata süsteemide vägedele. See tekitab veelgi rohkem küsimusi. Kui lõhkeainete tavapärane drooniga kohale toimetamine on võimatu, nagu väidavad nii Kiev Post kui ka Excelenova Plus, siis mida see tähendab? Kas Ukrainal on uus tüüpi kaugmaadroon, mida ta pole veel avalikustanud? Kas mehitamata süsteemide väed tegid koostööd sabotööridega, kes ründasid Venemaa hävituslennukeid droonidega, mis lasti õhku Venemaa enda territooriumilt? Me ei pruugi seda kunagi teada saada ja see on Ukraina poolt tark tegu. Miks paljastada trikki, kui seda saab tulevikus uuesti kasutada? Võib-olla ei lähe see Putinile tegelikult korda, nagu ka tema Su-57 alandusega. Venemaa juht seisab nüüd silmitsi 2-kordse probleemiga. Ukraina on jõudnud uuele tasemele selles osas, kui kaugele ta suudab Venemaale ulatuda ja Putini kõige olulisemaid sõjalisi varasid tabada. Kui Su-57 hävitamise taga oli sabotaaž, siis Venemaa luureteenistused ei tee piisavalt, et Ukraina spioone ja kaassüüdlasi välja juurida. Kui see oli Flamingo, mis alla sadas, siis Venemaa õhutõrje sel ilmselgelt olulisel baasil, kas ei suuda oma tööd teha, või polnud neid seal üldse kohal. Igal juhul peab Putin nüüd sorima millegi rusudes, mida ta pidas varjatuks, mis on praegu oma kõrge hinna tõttu asendamatu ja mida Putin pidas Ukraina rünnakute eest kaitstuks. Nagu Ukrainas nii sageli on juhtunud, on taaskord tõestatud, et Putin eksis. Ja olgu see sabotaaži, kaugmaarünnaku või mõne muu meetodi kaudu, Ukraina muudab selle kõik Venemaa jaoks ainult hullemaks. Ukraina on tunginud üle 1000 miili sügavusele. Miski Venemaal ei ole enam turvaline. Ausalt öeldes oleks Putin pidanud selle sõnumi palju varem kätte saama. Ukraina kaugrünnakute strateegia Venemaa vastu on kogu 2026 aasta jooksul hoogustunud ning see on hävitanud palju enamat kui ainult Venemaa 5. põlvkonna hävituslennukid. Nafta on olnud pidev sihtmärk ning Ukraina on vallandanud tulemöllu, mida Venemaa ei suuda kustutada. Tulemöll on haaranud osa Venemaa kõige olulisemaid naftarajatisi ning Putini majanduslik päästerõngas on tükkideks rebitud. Kui soovid rohkem teada saada, vaata meie videot, mis käsitleb Ukraina kampaaniat Venemaa nafta vastu viimaste nädalate jooksul. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show'd, et saada rohkem teavet Ukraina viimaste ja suurimate rünnakute kohta Venemaa territooriumil. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!